Tere, mina olen Katlin. Tere ja mina olen Valdek. Täna me uurime Valga inimestelt, kuidas neile meeldib rongidega sõita. Ja mida nad arvavad uutest rongidest? Kui tihti te sõidate rongiga? Ei, väga harva ja ammu pole sõitnud oleme. No siis, kui auto katki on ja väga on vaja niimoodi kuskil raudtee ääres olevasse kohta jõuda. Kahjuks vähem kui tahaks. Et viimane kord sõitsin siis rongiga, kui veel olid need vanad kolad. Ei sõidagi eriti. Mitte väga tihti. Uus rong on veel üks väike otsamet nii-öelda proovisõidul on tehtud, aga ametlikult on ta proovimata. Ja miks ma rongi eriti tihti ei kasuta, on lihtsalt see, et need graafikud ei sobi. Aga täna vaadates neid graafikud, mis meil juunikuust kehtima hakkavad, kui Elron paneb uued liinid ja otse rongi Valga-Tallinn, siis see peaks mulle küll sobima. Mida arvate uutest rongidest? Väljast on väga ilusad porgandid. Isiklikult ma neid enda silmaga näinud ära, aga uudistes nähtu põhjal võib öelda, et on päris head, et pole viga. Ma arvan, et väga paremad kui vanadega. Minu arust on väga head rongid. Ma ei mõista seda kriitikat. Minu arust on need vahvad. Kahju on need natuke, et nad nii väiksed on, ehk need ei ole nii pikad, kui võiksid olla. Ja teine on see, et kahjuks ka Valka ei käi nad nii tihti kui vaja. Kas eelistate rohkem sõita rongi või bussiga, miks? Kui on valida, siis rongiga, seal on kuidagi avaram, mugavam, mõnusam. Igal juhul rongiga. Sest rongis on, esiteks seal on ruumi rohkem, teiseks ta võimaldab ka rahulikult tööd teha, teatavasti teede peal ikkagi rappub. Aga rongid, ma tean, need uued rongid, Elroni rongid on ka wifi-leviga, seal on kõik töö jaoks lauad olemas, nii et istuks ja teeks tööd ja naudiks sõitu. Eriti vahet oleneb, kuidas ajad klapivad bussidel ja rongidel, et pigem võib-olla rongi saaks mugavam, et on rohkem ruumi. Kas ja kuidas kavatseb Valgamaa võidelda selle eest, et Rail Baltic hakkaks kulgema läbi Valga? No, kõigepealt pean mõtlema, kas on üldse vaja võidelda ja kas see võitlus ennast ära tasub. Selge see, et kiiret raudteeühendust Põhja- ja Lääne-Euroopa vahel on Eestile vaja. Küsimus on nüüd see, et kus kaudu ta kulgeb. Tänane trassivalik läbi Pärnu, loomulikult ega valgamaalastele ja mulle kui maakonna juhil isiklikult ju väga kenasti ei meeldi. Miks peaksid Rail Balticu rongid sõitma läbi Valgamaa? Räägime üldse Lõuna-Eestis tervikuna. Rail Baltic ehk sidumine Euroopaga peaks siis võimaldama meil ka ettevõtetel näiteks oma kaubandustransporti juhtida siit kaudu. Et ka meil on praegu siin otse liiklus ju nii-öelda vana ehk siis Vene laiusega raudteega ka ida suunas. Me näemegi, et Rail Baltic võiks ühendada Euroopa Liidu nii-öelda laiust ja siis Nõukogude ehk Vene laiusega. Ja pluss muidugi kindel ka on oluline, et rahvas saaks sõita kiiresti Euroopasse kaugemale. Siis, kui nüüd see Rail Baltica tulek läbi Pärnu meie trassi kasutust vähendab või ma küll ei usu, et ära peaks kaduma, aga kindlasti see olukord ei ole enam nii hea. Siis me oleme küll ilmselt Eesti riigi sees suure vea teinud. Sest majandusanalüütikud ütlevad tihti peale, et 2 suurt raudteetrassi Eesti riik üleval ei suuda pidada.